Jatskaar 25. Uude aastatuhandesse astus Jatskaar juba kindla sammuga. Aastal 2000 oli maailmamuusikapäev festivali kavasse kirjutatud juba suurte tähtedega ning ööhakused noortele mõeldud tantsupidiga üritused tõmbasid ligi hulga rahvast. Festivali pealaval ehk siis fookuspunktis oli mitmesuguseid esinejaid ja nende seas loomulikult ka rahvusvahelise tuntusega jatsi artiste. Neid pandi tähele ja nende muusikat kiideti hiljem ka kõige rohkem. Üllatus küll aga nende seas, kes tol korral festivalil kõige kirkamalt särasid, oli ka Peeter Volkonski. Ja aasta 2000 oli ka see aasta, mil paljudele oli selgeks saanud, et Jatskaari ainus rutiin oli lakkamatu muutumine, tore õhustik ja vahvad muusikalised üllatused, suured ja väikesed. Aasta 2000. Toimumisaeg 23.–30. aprillini. 30 kontserti Tallinnas ja 9 väljaspool Tallinnat. Tallinnas on 9 kontserdipaika. Esineb 46 koosseisu, 172 muusikut 12 riigist. Kuulajaid oli 10 000. Uus kuum tantsukoht on festivali ajaks loodud klubi Koloss. Mis siis on meil siin 2000. aasta bukletis ikkagi nagu sajandi vahetus. Need õpetajate maja, siis oli veel Raekoda, Sakala suur ja väike saal. Et siis oli veel vaja Sossi klubisse ka panna, see kõik nagu võib-olla ei olnud väga hea idee. Natukene laiali nagu, et Sossi klubi ja Miigo klubi ja ikkagi päris klubi ei olnud. Jatskaar algab Kaarli kirikus kontserdiga Vaikuse helid, kus neid Vaikuse helisid võluvad Markus Stockhausen, ICM-i artist ja ka meie Raivo Tahvenau ja Meelis Vind ja tõepoolest need sissepoole pööratud helid peaksid küll liigutama iga inimese südant. Saksofonist Raivo Tahvenau räägib. Mul on tegelikult nii palju asju olnud südamelähedased, aga ütleme, kui nüüd kõige mõelda, siis võib-olla Duo Vindiga on üks selline kuidagi hästi heade emotsioonidega ja võib-olla sellest ka, et ta ei ole üle mängitud kunagi, et me ei mängi nii paljud seda kava, et meil kunagi tekiks selline isegi rutiini alge, seda ei ole. Sirp kirjeldab selle kaare jatsivärve. Need 1000 inimesed, kes külastasid tänavust Jatskaart, olid ju kõik osalejad, aga nende kokkupuuted muusikaga olid väga erisugused. Ühed tantsisid Osipiisa afrorütmide järgi ja teised kuulasid hinge kinni hoides Michael Riesleri virtuoosset klarnetiakrobaatikat. Kolmandad tundsid Chicago Bow bluesi kuulates puusades imelikku kihelust ja neljandad kuulasid hardunult vaikuse meditatsioone. Ajakirjast Teater, muusika, kino. Vaatamata juba soliidsele pagasile pole Jatskaarel mingit rutiini siiski õnneks veel tekkinud. Iga festival on oma nägu ja uudseid jooni, milliseid eelmistelt ei mäleta, ilmnes ka seekord. Sajandi vahetusel sai 100-aastaseks Louis Armstrong, üks džässi isasid. Et oli mingi aeg, kus Louis Armstrong ja Ella Fitzgerald oligi nagu see džässi synonüümid. Ja siis tegime sellise kontsertvormis nii-öelda väikse konkursi, mõnusama Armstrongi lugude esituse konkursi, kus oli nii päris lauljaid ja ka mängulauljaid ja näitlejaid Volkonskist Kriegerini, ma arvan. Nii mäletagi kõik, kes seal olid, aga see on kindlasti lindi pealt kõik kuulda, kes seal esinesid, aga
Läti ansambel saatis Eesti soliste. Hello, darling, this is Louis, darling. It's so nice to have you back where you belong. See öelda väikene naljakonkurss. Lõpuks oli ka veel Jana Padrik vist laval või? Kuna Jana Padrik oli vist, ma ei tea, kas see siis juba oli või seal Riigikogus. See konkurss oli ideena nagu päris tore. Saalis oli palju inimesi ja kõigil oli lõbus. Nende seas, kellel muie ja rõõmurõngas näole tuli, oli ka Tiit Kusnets. Peeti maha väga kirju esinejaskonnaga avalik. Ma ütlen, et kas laulukonkurss või põhimõtteliselt üks suur laulukava nimega Hallo Louis, kus tuntumad ja vähetuntumad muusikud ja mitte niivõrd muusikud ja avaliku elu tegelased ja kes kõik Armstrong 100, oli nagu said esitada laule, mida kuulus Armstrong oli kunagi omal ajal erinevatel aastatel laulnud. Minu arvates oli välja pandud rahaline preemia, 1000 välismaa raha. 1000 välismaa raha, kui ma õigesti mäletama, võitis täiesti õiglaselt teenitult isand Volkonski. Jah, see oli niivõrd naljakas üritus. See oli niivõrd naljakas, mis seal laval toimus. Igal juhul Volkonski esituses oli tuntavat teatavat meeleheidet. Sellist täie panga peale minekut, mis nagu hiljem selgus, ei olnud petlik mulje, sest seda auhinda oli võrstil väga vaja, nagu ta ise tunnistas. Nii kurb, kui see ka ei ole, hakkab lõpp lähedale jõudma. Peeter Volkonski. Peeter Volkonski! Hai kalal, sel on hambad ning need näos on näha tal. On the sidewalk Sunday morning lies a dropping down. The cement bag is pest noch kolera, noch in heist. One down, 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 down. Vanha Satchmo, Louis Armstrong. Seda laulu laulis ka, laulis hästi, mis seal enam ühel volgil lisada. Peeter Volkonski! Õhtuleht kuulis Volkonski ja Louis Armstrongi kohtumist. Saal möirgab plaksutada ja naerda. Ruudulises sonimütsis salkus juustega Volk vigurdab. Kuigi aplaus teda tagasi nõuab, Volk ei tule. Tantsukoht oli siis Koloss, vist 4. korda Rinne Radio, Molvaer, Ossi Pissa ja Rinne Radio. Ilmselt kõige rohkem oli ikkagi Ossi Pissal seal seda neid inimesi. Nils-Peter Molvaer oli oma elektroonilise džässiga ja projektiga Khmer tähelepanu äratanud. Tol korral ei olnud veel rock-cafeed, aga olid tühjad vabrikuhooned
ja seal samas Sossiklubi lähedal, kus me tegime hooaja kontserte, siis tühjalt selline laoruum, mille seinad maalis igasuguste vahvate mis need olid? Need seinad joonistas siis veel igasuguste kujunditega see reiutüür. Kuskil peab sellest pilt ka veel olema. Mingi tähendus oli ka nendel, need olid mingisugused jumalad või mis, et see aitas nagu atmosfääri sinna luua, sellepärast me palusime tal maalida, et plakatitest ainult poleks piisanud. Ossivisa, Afrika, tantsumuusika, popmuusika ja 2 kõva inglise DJ-d olid siis ka kaasas Rita ja Max ja mis oligi, British Councili poolt olid pakutud need DJ-d ja siis Ossivisa vaani, et tõesti toredad tantsuööd olid seal 3 päeva ja 3. oli siis Rinne raadio. Anne Erm on enne seekordse festivali algust kutsutud raadiosse saatekülaliseks ja festivali avapäeval räägib ta saates Vikerkaar kutsuvate sõnadega festivalist ja selle kaunist muusikast. Sellest, mis peaks puudutama iga inimese südant. Vikerkaar. Me lugesime siin kokku, et üle 20 Eesti ansambli, need pooled on siin Eesti oma muusikud ja pooled on välismuusikud, nii et esinejaid on igas vanuses ja igas stiilis ja žanris, nii et see Vikerkaar tuleb jälle väga mitmevärviline. Esialgu mul oli idee teha maailmamuusikapäev, aga kuna seal üks Kuuba ansambel ära langes ja keegi veel, siis tuli välja Põhjala päev ja ma arvan, et see ei ole üldse mitte halb idee, sest alati on mulle väga oluline olnud, et oleks Jatskaarel Skandinaavia maade muusikud ja alati on neid ka olnud nii Norrast kui Soomest kui Rootsist ja üks parem kui teine. Valter Ojagar küsib Anne Ermilt, et kas seda tõelist, seda päris vana kombe kohaselt jazzmuusikat festivalil ka ikka mängitakse või? Et sellisest muusikast ei ole Jatskaarel mitte puudu, tuleb ainult üles leida see ja kahtlemata ka Beatle jazz, kus on tõeliselt Ameerika virtuoosid mängimas ja ma ei tea, kuidas sa arvad, kas me võiksime ühe väikse näitega seda Beatle jazzi mängida? No sa lükkasid nüüd minu provokatsiooni kummuli. Absoluutselt. See vana jazz ei ole mitte kuskile kadunud ja... Aga selle poppide Beatlite ja jazzmuusika kokkupanemisega ei läinud festivalil siiski päriselt nii, nagu korraldajad olid lootnud. Ja Brian Melvin, kes meil siin juba osalt nagu Eestis elas ja osalt ikka San Franciscos, tema projekt Beatle Jazz kogus populaarsust ja mõtled, et Beatlite teemad, et miks mitte jazzina ja see kontsert oli Estonia kontserdisaalis, et David Kikoski on ju suurepärane pianist, aga mul on meeles, et kahjuks bassimees Charles Rambrou, et ta mängis natukene mööda, võib-olla oli ka selle viga, et nad olid vist lava taga pudeli konjakit ära joonud. Igatahes see päriselt minu ootusi ei täitnud see Beatle jazz sel korral. Aga toredaid hetki oli festivalil. Veel korra ajarattas tagasi Ojakäärude ja Vikerkääru saate juurde aastast 2000. Seal veeres jutt ka Jatskaare päris alguspunkti juurde. Oli ju mida meenutada küll. Mina nii kõrvalt kuulajana võin võib-olla arvata nii, et see on asjaolude maksimaalne kokkulangemine. Asjade loomulik käik ja see tuli üpriski juhuslikult ja tore, et ta nii on läinud, sest et palju toredaid inimesi on kohatud ja peab ütlema, et jazzmuusikud on tõesti selline meeldiv rahvas, neil ei ole tavaliselt staarikomplekse ja nad suhtlevad ja on sõbralikud ja ei pea neil mingit suurt Mercedest number see ja see ees olema. Mina mõtlen selle peale, kui omal ajal sai käidud Boris ja vaadatud seal Bori festivalil neid suurusi, kes seal esinesid ja mõeldud, et oi taevas, et näed, meie siin elame nii kui kuskil
aia taga, vaatame üle aia, aga kui hakata mõtlema, keda siin me Jatskaarel oleme selle 10 aasta jooksul juba kohanud, ütleme, võtame Frank Foster, siis oli Joe Zawinul näiteks. Joe Zawinul, Toots Thielemans, siis olid Karbarek. No, neid on nii palju, et läheb juba segi. Nojah, ja suurem osa neist on tahtnud ka tagasi tulla ja mõned eriti meie rahva lemmikud on ka kutsutud paar korda nagu Ray Anderson ja nagu Zawinul. Nii et need on juba mitugi korda. Jah, 2 korda juba käinud. Viker Käär. Viker Käär, Viker Kaar, Jatskaar. Ja. I'm sitting there 1,000 miles to nowhere. People in my one room country shack. Bluesi ka nagu päris polnud ära unustanud, et siin koos New York Voicesega käis meil üks bluesi ansambel ja seekord pakuti Ameerika ansamblit Chicago Bow. Mäletan, et Chicago Bow oli peavalu ja ma tegin talle massaaži, et tal olemine paremaks läheks. Aga päris tore bluesi kontsept oli. Everything I own. How y'all doing? My name is Chicago Bow. Glad to be here in Tulane. Tonight we're going to play what I call a combination performance with a little bit of blues, a little bit of kind of roots music, a kind of salute to our African ancestors, and also a little touch of gospel. So you'll be able to sit and think about the music, and you'll also be able to get up and dance to it. Tema nimi on Chicago Bow ja oma kontserti Jatskaarel iseloomustas ta kui mikstuuri. Kokku on kombineeritud veidi bluesi, pisut musta mehe juurte muusikat, gospelit ja mõttetööle lisaks ka tantsuliigutusi. Ja blues, nii nagu Chicago Bow seda näeb, on. Okay, here's what the blues is. Most blues people probably don't even play blues. Blues is one of the cultural exponents of African Americans. I mean, there's a mechanical form of blues, a musical form of blues, and that's what people learn, like your Johnny Langs and Stevie Ray Vaughns. They learn the mechanical form. They learn how to play a form. You know, I can learn Chinese music, and I learn a form of Southern Chinese music. You know, I learn how to play that form, Estonian folk music, but I'll never feel like an Estonian. Enamik bluesimehi tõenäoliselt ei mängigi bluesi, lausub Chicago Bow. Blues on afroameeriklaste kultuuri osa. Blues ei ole muusika, ütleb tüsev süsimust mees ja tema näos on väga tugevat enesekindlust. On olemas bluesi mehaaniline vorm, selline muusikaline vorm. See, mille on ära õppinud valged mehed nagu Johnny Lang ja Stevie Ray Vaughan. Chicago Bow ütleb, et tema võib ka õppida Hiina muusikat või Eesti muusikat mängima, aga ta saab ära õppida üksnes selle muusikalise vormi. Ta ei suuda ennast kunagi tunda eestlasena ja siin ongi inimesed segaduses, kui arvavad, et blues on muusika. Mõni mees nagu Romeo Burden maalib bluesi. Painter like Romeo Burden was a great blues painter, but what we sang in words he put on canvas. See, he was a blues painter. See, blues is not just music. And this is the one thing that oddly enough, that people try to take away from us. Well, so-and-so can play the blues, as though what he's doing makes him a part of the culture. Neilt, mustadelt inimestelt ära võtta. Nemad, kes bluesi mängides arvavad, et see teeb neid osaks kultuurist. Ja nüüd kuulake väga tähelepanelikult, mida Chicago Bow ütleb. Ainus, mis Stevie Ray Vaughan ja temasuguseid Bow arvates bluesiga seob, on fakt, et nad on nende meeste järeltulijad, kes tema esiisad ahelas Ameerikasse tõid. I mean, the only thing that those people like Johnny Lang or Johnny Winter, any of those people have in common with the blues, the only thing they have in common with the blues is that their ancestors are the ones that had us in chains. That's the only thing they have in common. Nothing else.
Saksofoni kuulsus Kenny Garrett on esimest korda Jätskaarel. Ta mängib Victor Bailey bändiga. Rääkides sellest, kuidas talle meeldib musitseerimise juures vaheldusrikkus, poetab Garrett muuseas mõtte, et Bailey mängitu ei olegi jazz. I like a lot of different styles of music. And that's why I choose to play in different bands, like with Victor Bailey, or play with, recently just played with Roy Haynes and Christy McBride and Chick Corea. When I get back to the States, I'm going to play with an orchestra playing the music of Charlie Parker. Then I'll come back and play with my band. I just love to play different styles. For example, when I do something with Victor Bailey, it takes me away from jazz. When I go back to jazz, it's refreshing. It's new. Garrett on oma jutu kohaselt mänginud Roy Hainesi bändis koos Chick Corea ja Christian McBride'iga ja jazz-orkestriga Charlie Parkeri muusikat ning oma bändiga enda loomingut. Mitmekesisus meeldib talle. Ja kui pärast Victor Bailey'ga mängimist jazzi juurde naasta, mõjuvad see väga värskendavalt. Meistrite mäng Eesti Päevalehes. Kontserdi üks pimestavamaid episoode oli Garretti ja löökrista mängija Dennis Chambersi topeltsoolo, kus teineteist paindlikult järgides kujundati briljantne improvisatsiooniline stseen. Postimees arvustab Victor Bailey grupi kontserti. Tuline, dünaamiline, teravmeelne ja teeb trikke. Niivõrd haaravalt, et publik ja kontserdijärgsed episoodid hakkavad mõjuma osana etendusest, nagu heast tsirkuses ikka. Näed, siin on isegi lausa maailma muusikapäev, Tullilum, Vimme ja Karmarna. Siis Soomest, kuna Mari Poine kontsert oli nii hästi läinud, siis kutsusime Vimme, kes on hiljem ka korduvalt käinud pärimusmuusikafestivalil ja Karmarna vist oli küll ennem käinud pärimusmuusikafestivalil, et Karmarna natukene rockilikult touchiga maailma muusikat, üks selline päev oli. So we are Karmarna and we've been together for 10 years actually this year and we are 5 people. Kitarrist Kotte tutvustas 10-aastase ansambli Karmarna liikmeskonda. Well, we play some kind of modern Swedish folk music, I guess. Traditionally, the music is based on a traditional way of Swedish folk music, but we kind of do whatever we want to it. We just want to do a music that we like ourselves, and since we listen to all kinds of music, we don't listen to just folk music, we listen to everything from David Bowie to Nine Inch Nails to classical music. Kotte räägib, et Karmarna muusikas seguneb kõik see, mis neile endile kuulata meeldib. David Bowie ja Nine Inch Nails, klassika ja Rootsi rahvamuusika. Ja nad käivad sellega üsna vabalt ja enesele piire seadmata ümber. Ja kokku saab sellest omamoodi moodsa Rootsi rahvamuusika ning tähtis on see, et tulemus muusikutele endile meeldiks. Mie olen Vimme ja mie joikaan muutaman muusikon kanssa, jolla on erilaisia instrumentteja ja näiden instrumenttien avulla on rakennettu sellainen äänimaailma, jossa liikkuu kaikennäköisiä mielikuvia, tuulta ja aurinkoa, meren aaltoja, järven pientä liplatusta ja joikuhan tulee tuolta, minun joiku ainakin tuolta Saamenmaan maisemista ja sieltä tuntureilta ja netmaisemat on mielessä. Että semmonen se on se Vimme-musiikki. Selline see Vimme-muusika on, nagu ta ise kirjaldas. Koos kaaslastega loob ta laval häältemaailma, milles on kujutluspilte, tuult ja päikest, merevalgus ja järvepinna virvendusi. Vimme joig on pärit Saami maa tundvatest. Selline see Vimme muusika on, ütleb ta.
Postimees ja Vimme. Ürgse pühalikkuse varjust piilus alati huumor. Eriti üllatuslikult lisaloos, kus Vimme 1000 häälsus, sampleri koomika ja saksi kidra ühisjura vahvalt avantgardi põikasid. Kokku oli see elu hõlmav joig. Kui tänapäeva inimene suudab traditsiooni nii sügavalt sisse elada ja seda ka nutikalt avardada, on meil lootust. Peaesinejate hulka pidi kuuluma Vicente Amigo, aga kahjuks see suurepärane just tol ajal nagu aktuaalne flamenco kitarrist jäi haigeks, ei saanud tulla ja ta tuli aasta hiljem. Ostsime piletid tagasi, pakkusime asendust, ma ei tea, see mingi meie bänd mängis, aga mingi 100 inimest seal oli. Mambo In, loodud täpselt 2 kuud tagasi, Mambo In. Flamenco kitarrist Vicente Amigo asemel tuli Sakala keskuse suurele lavale jäänud tühemikku täitma, no vist küll kõigile kuulajatele täiesti tundmatu Eesti bänd. See oli neile ootamatu tähetund suurel laval. Umbes nagu loteriivõit. Tere õhtust, me oleme Mambo In Tallinna ansambel, mitte Soome, nagu oli välja kuulutatud algselt. Ja minu nimi on Sirje Medell, laulan ansambli sünnist alates, olen eluaeg tahtnud laulda niisugust muusikat, olen olnud sunnitud laulma eluaeg lüürikat, nüüd on mul lõpuks ometi õnnestunud hakata laulma ka seda, mis mulle tõesti meeldib. Minu nimi on Tõnis Tüür, mängin siin sellist imelikku kontrabassi, millel ei ole nagu kõlakasti. Muidu mängin ka bassi siin ja seal, näiteks New Murphy bändis. Minu nimi on Temuri ja mängin selles ansamblis klaverit. Momendil õpin Muusikaakadeemias elektromuusikat, võib-olla järgmisest aastast lähen Soome, õpin edasi jazzmuusikat, millega ma lõpetasin eelmine aasta Otsakooli. Tere, mina olen Karolina Leedo, mängin flööti, tavalist ja ka pikolot siin bändis. Õpin ka Muusikaakadeemia esimesel kursusel praegu klassikalist flööti. Mina olen Andre, mina mängin kitarri, mina õpin Otsakoolis esimesel kursusel ja tulen siia Saaremaalt. Ja ma küll tulen. Tere, mina olen Aare, olen Põlvas muusikakooli õpetaja ja täna on mul au siin mängida kui asendusperkussioonimängija. Meil on veel üks trummari, tema on Anneli Kadakas, aga tema läks praegu hätti tooma kusagilt ja vahel mängib veel, kui on aega ka Andres Raak, kui tal teatris tegemist pole. Näiteks laupäeval mängib tema meiega. Amigos, tulge kõik Amigosse laupäeval. Aga lubatagu korraks teha tagasipõiga aastasse 1999 Jätskare juubelifestivali juurde. Seal oli üks kontsert, mis jäi küll laiema tähelepanuta, kuid mida lähemalt uurides tuleks pidada tähelepanuväärseks laiemas tähenduses. Seda ma ei mäleta, kuidas võisid kõlada kokku Tunnetusüksus ja Siiri Sisask. Improansambel Tunnetusüksus mängis paar kontserte koos Siiri Sisaskiga. Pärast seda ei olnud siinse impromuusika algatajatest tükk aega midagi kuulda. Kui Tunnetusüksuse üks liidreid, kitarrist Mart Soo, seda hetke praegu meenutab, ei sära tema nägu sugugi õnnest. See tegelikult ei õnnestunud väga see kontsert, ma arvan, erinevatel põhjustel. Tagantjärele võib öelda asju, mida tol hetkel, kui sa seda teed, sa ei näe. Sa lähed mööda tänavat ja keerad paremale ja vasakule. Mõnikord sa satud tupikusse ja pead sealt tulema sealt tänavast tagasi ja minema ikkagi edasi või tagasi. Et see tagantjärele vaadates see suund, võib-olla mida me proovisime tekitada, see ei viinud mitte kuhugi. Sellises punktis ongi ehk õige Mart Soolt aru pärida, millest siis ikkagi sõltub vabalt improviseeritud muusikas esituse õnnestumine või ebaõnnestumine. On kui palju muusikat, mis lihtsalt sünnib ja kuna seda ei ole dokumenteeritud, siis see haihtub ja tagantjärele ei saa ju mingit kalamehe juttu rääkida, et näidates kätega, kui suure muusika või kui suure tunde me oleme kinni püüdnud, et see peab olema ikkagi mingisugune helifail. Ja seda õnnestumise valemit improvisatsioonilises muusikas on see võib-olla see, et inimesed on mingisugusele ühele lainele häälestunud
ma mäletan, tol ajal tegime ikkagi väga palju proovi ja katsetasime erinevaid asju ja üritasime segada erinevaid tehnikaid, et pigem oli seal ka see teema, et see improvisatsioon kõlas meie esituses nagu komponeeritud muusika sageli. Siis see, mis seal kontserdil lahti rullus, oligi selline teos, mille kohta vabalt võiks kirjutada partituuri ja esitada kui kompositsiooni. Tunnetusüksus tuli kokku ja alustas 88. kevadel. Ja neil oli ka kontsert päris esimesel Jätskaare festivalil aastal 90. Selle ansambli lugu ja muusika on ühtlasi ka Eesti vaba improvisatsioonilise džässi ajalugu. Aga see 99. aasta esinemine Jätskaarel kõlas peaaegu nagu luige laul. Pärast seda laskus tunnetusüksus pikka letargilisse seisundisse, kust hiljem väga harvadel juhtudel mõneks erandlikuks kontserdiks väljuti. Kitarrist Mart Soo meenutab ansambli algusaegu 90. algust. Oli muusikud sellel ajal, kes sättisid selga moerõivaid ja teenisid head raha laevadel või siis restoranides, aga teised olid öövahid ja lugesid raamatuid ning mängisid hoopis teistsugust muusikat. See aeg oli selles mõttes väga huvitav, et rahal ja ajal ei olnud väga suurt väärtust. Seetõttu oli väga palju aega ja pühendumist meil tegeleda sellega, mis meile meeldis. Nii et oli võimalik saada läbi väga minimaalsete vahenditega ja see oli nagu suhteliselt tavaline, et väga palju mu tuttavaid töötasid kuskil võib-olla kirikuvalvuri või kuskil pumbajaamas, said 100 rubla kuus ja see aeg võimaldas neil, mis nad seal tööl olid, võimaldas raamatuid lugeda, ennast täiendada või mina töötasin kinomehaanikuna, mina näitasin filme, aga samal ajal sain gitarri harjutada, ma olin väga rahul, palk oli 90 rubla, käisin 3 päeva nädalas tööl, ülejäänud aeg oli enda päralt. Mulle see tol hetkel sobis väga hästi nende lünkade täitmiseks, mis ma nagu tunnetusüksus tegutses niimoodi, et circa 3 korda nädalas sõitsime Keila kultuurimajja, kus meil oli prooviruum ja kus me siis lindistasime, tegime proovi, lindistasime, kuulasime, vaidlesime, kaklesime, arutasime selle üle, mis seal lindi pealt siis kuulda oli ja üritasime siis seda võrrelda nende helinäidetega, mis meil kuskilt lindi pealt või plaadi pealt oli kõrvu jäänud ja siis niimoodi see areng käis, et selles mõttes olukord oli ainulaadne, et tänapäeval ma ei kujuta ette, kas kellelgi on nii palju aega ja tahtmist ja fanatismi. Ma arvan, et see 90. algus oli samamoodi minu kui sellise noore ja rohelise algaja jaoks huvitav, et ega me mingisugust tasu ju minu mäletamist mööda eriti ei saanud nende esinemiste eest. Meid lihtsalt huvitas see, et sai esineda ja see oli jube lahe, sai kuulata teisi ja sai luua mingid kontakte välisesinejatega ja sai osadega mul siiamaani kontakt. Jätskaare kaar oli alati pikk ning selle kaare alla mahtus väga mitmesugustes värvides muusikat. Ei tea ju täpselt, aga võime oletada, et kui näiteks tunnetusüksuse sarnast heliilma ei oleks see festival hõlmanud, oleks ka ehk elamuste kogumassi kirkus olnud mõne pügala võrra tuhmim. Sirp pärast festivali. Tänavust Jätskaart resümeerides ei saa lahti muljest, et Eesti tegijad olid vaated huvitavamagi mõttelennuga kui külalised. Aasta 2000. Kuulsite 11. saadet sarjast Jätskaar 25.